Tere, siis minu poolt ka. Ja eelmine nädal Kuldar rääkis meile usust. Ja ta ütles ühe lause, mis jäi mulle kõlama. Ja Kuldar ütles nii. Usk Jumalasse on talle meelepärane. Ja ma usun, et Kuldar tahtis öelda seda sellega, et see usk Jumalasse on Jumalale meelepärane, mitte Kuldarile endale meelepärane. Aga ka mina räägin täna siis usust ja minu jutluse pealkiri täna on tema vägi minu usu läbi. Ja kristlaseks saadakse siis läbi usutunnistuse, et see on nii-öelda meie usu valgus Kristusesse. Et me oma suuga tunnistame, et Jeesus on issand. Sa tunnistad oma suuga ja oma südames sa usud, et Kristus on issand. Et ta suri, et ta maeti ja et ta tõusis ülesse. Ehk siis usk meie jaoks kristlastena, minu jaoks on nagu õhk midagi, mida ma kogu aeg vajan. Ja sellest samast hetkest, kui me siia maailmasse sündisime ihulikul moel lastena, me vajasime seda õhku oma kopsudesse, seda esimest hingetõmmet. Ja sellest päevast, kui sa said kristlaseks, sul oli ka üks esimene usu sammu, usutõmme, hingetõmme. Ja me vajasime seda õhku oma kopsudesse, kui me sündisime. Ja sellest päevast saati, kui sa oled saanud kristlaseks, sa oled vajanud seda, et sa usud. Sest usu läbi me saime päästetud, usu läbi me oleme päästetud ja usu läbi me ka saame päästetud. Nii et me vajame usku kogu aeg. Usk on osa meie igapäeva elust. Aga see on midagi palju rohkemat kui lihtsalt siuke igapäevane eksisteerimine. See on midagi palju rohkemat, selles on väga palju suurem vägi. Ja enamik teist teab seda Taaveti ja Koljati lugu. Aga ma kirjeldan seda lühidalt teile, kui te vajate meeldetuletust või keegi veel ei tea. See Taaveti ja Koljati lugu, see toimub siis sellisel ajal, kus iisraelased, nad sõdisid vilistidega. Ja seal vilistide pool oli üks hiiglaslik sõdalane ja tema nimi oli Koljat. Ta oli väga pikk, ta oli väga tugev, ta oli tugeva soomusrüüga ja ta oli hirmuäratav. Ja 40 päeva ta esitas iisraellastele väljakutse, et üks nende sõdaline peaks temaga üks-ühele võitlema. Ja võitja siis otsustab kogu lahingu saatuse. Ja mitte keegi ei julgenud vastu talle minna. Aga siis tuli üks noor, alla 20-aastane karjapoiss, polnud üldse sõdalane, tema nimi oli Taavet. Tema ei olnud sõdur, ta lihtsalt oli seal, et tuua oma vendadele laagrisse toitu. Ja kui ta kuulis neid Koljati pilkeid ja väljakutset, siis ta otsustas, et tema läheb vastu, uskudes, et Jumal aitab teda. Taavet, tema ei kandnud rasket sõjavarustust. Selle asemel ta võttis lihtsalt ühe lingu ja mõned kivid. Ja kui võitlus algas, viskas siis Taavet linguga kivi, mis tabas Koljatit otsa ette. See hiiglane kukkus maha ja Taavet võitiski lahingu. Taavetil oli usku. Ka kõik teised nägid seda suurt hiiglast, kes oli nii hirmuäratav ja tugev ja suur ja nad kartsid talle vastu astuda. Nad ju nägid ja arvasid, et ta on nii hirmuäratav ja kindlasti tapab nad ära. Ja Taavetitki püüti ümber veenda, et ta ei läheks Koljatiga võitlusesse. Tema oma vend üritas seda ümber veenda, kuningas proovis seda ümber veenda ja lõpuks Koljat ise ka proovis seda ümber veenda. Aga mulle meeldib seda lugu lugedes ja vaadates, mulle meeldib natuke teistmoodi mõelda ja ma ise mõtlen, et ehk Taavet mõtles nii, et see hiiglane on ju nii suur, et ükskõik kuhu me selle kivi viskan, niikuinii peab nagu pihta minema. Et see on ju lihtsalt nii suur. Mis me seal kardan, eks ju? Ja Taavet läkski. Aga see kivi ei olnud ju tegelikult see kõige otsene põhjus, miks Taavet Koljatit tabas.
Ja ma loen teile 1. Saamueli raamatust 17. peatükist 45-49 salmid. Aga Taavet ütles Vilistile, ehk siis Goljatile: sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen sinu juurde vägede issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin. Ja ma annan vilistide sõjaväe laibatena lindude taeva all ja metsloomadele maa peal. Ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Ja kogu see väehulk saab teada, et issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte. Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu. Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilisti otsa ette. Kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha. Taavetil oli usku, et Jumal annab Goljati ta kätte ja et ta võidab selle võitluse. Ja Taavet oli siis üks noor, tänapäeva mõistes alaealine noormees, kes ei olnud sõdalane. Ta oli karjapoiss. Goljat aga suur ja tugev ja veel enam ta oli kogenud sõdalane. Ta kandis rasket relvastust ja kuna ta oli ka kogenud sõdalane, siis ta oskas seda rasket sõjavarustust ka kasutada. Aga kõik see hirmuäratavus ja suurus ja tugevus ning vägev relvastus polnud mitte kui midagi Jumala väe kõrval. Ja Taavet teadis, et usk issandasse toob alati võidu. Ja ma ei tea, milline see sinu hiiglane Goljat või raskus täna sinu elus on. Või on sul mingisugune mure, millega sa võitled. Aga usk issandasse toob alati võidu. Ja kui sul on täna võib-olla keeruline ise või mingisuguses muutumises või olukorra võitmises uskuda, siis leia endale mõni koguduse kaaslane, kellel ei ole keeruline uskuda, et sinu olukorrad muutuvad ja mäed liiguvad, sest selle jaoks me kogudusena olemegi. Selle jaoks me siin ka käime, et üles ehitada sind, kes sa oled osa sellest kogudusest. Kui sul on ise raske uskuda, siis keegi teine võib öelda, et äkki tegu, mina usun sinu eest. Et sinu olukord muutuks. Sest et see ei olnud ju selle Taaveti süü, et Goljat seda Iisraeli rahvast provotseeris, ega see ei olnud ka asi, millega Taavet ise oleks pidanud tegelema hakkama. Ometi ta nägi, et ta saab aidata, sest tal oli usku. Usk on palju rohkemat kui meie tavapärane igapäevane eksisteerimine kristlastena. Kui sul on usku issandasse, siis selles on üks tohutu suur vägi. Ja me inimestena teeme selle uskumise vahepeal lihtsalt liiga keeruliseks. Aga usk on mõeldud olema väga lihtne asi. Ma loen teile mõned piiblisalmid, millest kinni hoida, kui sa vajad väikest tõuget, et uskuda. Matteuse 9:29. Jeesus ütleb, teile sündigu teie usku mööda. Markuse 11:24. Kõike, mida te iganes palves palute, uskuge, et te olete saanud ja see saab teile. Matteuse 17:20. Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, siis miski ei oleks teile võimatu. Ja nii lihtsalt ongi piiblis kirjeldatud, et me saame lihtsalt uskuda. Ja kui me nii lihtsalt usumegi, siis kõik need asjad ongi täpselt nii, nagu piiblis kirjas on. Kui sul on usku, siis iga koht, kuhu sa lähed, iga olukord, milles sa oled, see lõpeb alati võiduga. Sa saad näha võitu igal pool, kuhu sa lähed ja kus sa oled, sest sul on usku selleks. Ja kui sa tahad, sa võid mõelda, et see usk ongi justkui nagu sinu hoiak. Mina usun.
isegi kui kõik teised ütlevad, et see ei ole võimalik, isegi kui olukorrad ütlevad, et et see on nagu keeruline, aga kui sa lähed oma hoiakuga, et mina usun, siis see sünnib sulle, sest see on see, mida piibel ütleb. Uskumine käib koos sellega, mida sa räägid, välja räägid. Kui te tahate, võtame Hebra 11 lahti. Ma loen sealt osaliselt lausete alguseid. Hebra 11 ja ma alustan kohe esimesest salmist. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes ta otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha. Usus oli Abraham kuulekas. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Usus õnnistas Iisaka Jaakobit ja Eesavit tulevaste asjade suhtes. Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast sündimist teda 3 kuud varjul. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada Vaaro tütre pojaks. Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu. Usus toimetas ta paasat ja veremäärimist uksepiitadele. Usus läbisid nad Punase mere otse kui kuiva maa. Usus langesid Jeeriko müürid. Usus ei hukkunud Hoor Rahab koos sõnakuulmatutega. Igal juhul siin peatükis räägitakse vähemalt 20 korda mainitud siin, et usu läbi, usu kaudu, usus toimus midagi. Et hea küll, miks Jumal peab vahepeal 20 korda meile midagi ütlema? Et me sellest lõpuks aru saaksime. Äkki esimesed 19 korda ei koitnud meile päris nii hästi. Aga sellised me kord inimestena juba oleme. Mõnikord tuleb öelda 20 korda, kas või ühes ja samas peatükis piiblis. Aga tänu Jumalale, et ta on nii armuline meile ja ta on valmis kordama ühte ja sama asja päris palju kordi. Me inimestena võib-olla oleme vahepeal aeglased või mõnele meeldib öelda pikkade juhtmetega, aga ma loen 6. salmi uuesti. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale. Ilma usuta sa ei saagi olla meelepärane Jumalale. Ja ka ilma usuta sa ei saa vastu võtta kõike, mida Jumalal sulle pakkuda on ja anda on. Sest kuidas sa saaksid vastu võtta midagi, mida sa ei usu, et sinu jaoks olemas on? Kui Kulda tahaks anda ühe šokolaadi mulle praegu ja ta näitab ja tahab anda mulle nii väga, et ma sain nii palju, et ma annaksin sulle ühe nagu vaata, võta palun. Ja ma ütlen Kuldale, et ma ei usu, et sul see šokolaad on. Ma ei usu, ma ei vaata, ei. Aga tal ju on, ta ju näitab, aga kui mina ütlen, et mina ei usu, ma ei saa seda talt vastu võtta. Ta võib sellega lehvitada ja tahab näidata, ta võib mulle, ma ei tea, rääkida ära, kuidas tal see šokolaad on, milliselt ta maitseb, mida iganes. Ta võib näidata, et see on tal olemas. Aga kui ma vaatan ja ütlen, et ma ei usu, et see sul on ja ma ei usu, et sa mulle seda anda tahad, siis ma ei saa seda vastu võtta. Jumalaga on ka nii. Eks ju, me ei saa vastu võtta Jumalat midagi, mida ta tahab meile anda, kui me ei usu, et see isegi meie jaoks olemas on. Ja enne me rääkisime nendest muredest või mägedest või nendest hiiglastest meie eludes, mida me justkui ületama peaksime ja peame. Ja loeme siis piiblist, mida nendega teha tuleks. Ja piiblist tõesti on vastused igale meie elu olukorrale, küsimusele.
Nii et väga hea on õppida ja rakendada täpselt seda, mida piibel soovitab. Ja igal juhul need mäed ja künkad ja need mured meie eludes. Mida siis nendega teha? Markuse 11:22. Ja Jeesus vastas neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Nii et, kui me räägime usust, siis ei ole selline enesekindlus, et mina nüüd olen vägev ja ütlen vot ja et see on hoopis siuke kindlustunne Jumalas, et mida Jumal on meile rääkinud, et ta teeb ja et ta on lubanud teha, seda ta teebki. See ongi see tema vägi minu usu läbi. Usk on justkui nagu vastus juba sellele, mida Jumal juba on öelnud, et ta teeb. Ja et me usume, et seda, mida Jumal on öelnud, seda ta ka teeb. Ja minu arust uskumisel on siuke 2 poolt. Esimene muidugi ongi see uskumise pool, et ma usun, aga teine on välja rääkimise pool, et see, mida me usume, me räägime seda välja. Ja see kirjakoht, mida me just lugesime, seal on ka need 2 komponenti sees. Ma loen selle korraks uuesti. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib. Usub, et see, mis ta räägib. Usk ja rääkimine. Minu arust need 2 komponenti käivad koos. Vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib. Siis see saabki talle. Ehk siis me peaksime ka välja rääkima seda, mida me usume. Ja mõned meist ehk tahaksid Jumalale rääkida sellest murest või sellest mäest või sellest hiiglasest, mis meie eludes või olukordades on. Aga Jumal ütleb meile, et räägi ise sellele mäele. No muidugi Jumal kuulab meid ka ära, kui me sellest mäest Jumalale räägime. Aga Jumal ütleb meile, et räägi ise sellele mäele. Räägi ise. Või sellele hiiglasele, kuidas sa ise tahad mõelda. Kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre. Jumal ütleb, et kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre. Sina ise räägi oma mäega, oma hiiglasega. Sina ise. Sest sinus on see püha vaimuvägi esimesest päevast saati, kui sa said kristlaseks. Ja nagu ma enne ütlesin, siis see uskumine, see ei ole ainult sinu enda jaoks. Vahepeal meil on vaja julgustada kedagi teist, kes meie kõrval on. Keegi, kellel ei ole jõudu enam uskuda, et tema olukord muutuks. Siis sul on see eesõigus ja see on privileeg kellegi teise eest uskuda, kellegi teise olukordade üle rääkida Jumala tõe sõna, uskudes, et see, mida Jumal on öelnud, kehtib tema elu kohta. Ja ka seda, et mida Jumal on öelnud, et ta teeb, et ta tõesti ka teeb. Ja teate, kui keegi teist veel peaks arvama, et Jumal tahab neid mägesid või raskusi sinu ellu või et Jumal kuidagi moodi karistab, mida ta loomulikult ei tee. Aga kui keegi peaks veel vähegi kahtlema, et äkki ikkagi natukene teeb, siis kui Jumal oleks tahtnud, et mäed sinu elus oleksid, siis miks Jeesus meile õpetab, kuidas nendest lahti saada? Jeesus õpetab meile, kuidas neid mägesid liigutada. Kui Jumal oleks tahtnud, et meie elus oleksid raskused, siis ta ei oleks meile õpetanud, kuidas nendest lahti saada. Jumal ei karista, Jumal ei pane neid mägesid sinu ellu, vaid ta õpetab, kuidas nendest lahti saada. Ja ei ole mitte ühtegi mäge, mitte ühtegi mure, mitte ühtegi olukorda, mida sinu usk ei suudaks liigutada. Sinu usk, tema vägi, sinu usu läbi. Sul ei ole vaja kahelda, sul ei ole vaja karta, et kas need olukorrad ikka leiavad lahenduse. Kui sul on usku ja sa räägid ususõna Jeesuse Kristuse nimes välja, siis ei ole ühtegi mäge, mida sinu usk liigutada ei saaks. Ja ma arvan, et
kui sa vaid teaksid, mis selle mäe taga on, mis on seal teisel pool mäge või teisel pool sinu hiiglast, teisel pool sinu olukorda, kui sa vaid teaksid, mis seal teisel pool on, siis hakkaksid juba täna rääkima sellele mäele. Sa hakkaksid juba kohe rääkima sellele mäele. Sa hakkaksid kohe pihta, usus rääkima sellele mäele Jumalast. Sest mõne jaoks seal teisel pool mäge on tervenemine, mõne jaoks on seal rahu, rõõm, lootus ja mõne jaoks on seal üks kadunud poeg, kes saab koju tulla. Kui sa vaid teaksid, mis on seal teisel pool mäge, sa ilmselt hakkaksid ikka päris tõsiselt sellele mäele juba täna rääkima Jumalast. Ja seda, mida sinu Jumal selle mäega saab teha, sinu usu läbi. Ja lõpetuseks veel ma loen teile ühe kirjakoha. See on 1. Johannese 5. peatükis. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kokkuvõtteks ma tahan tuua sellised olulisemad punktid välja, mis sa võiksid täna meelde jätta. Esiteks see, et usu läbi me saime päästetud, usu läbi me oleme päästetud ja usu läbi me ka saame päästetud. Ja usk Issandasse toob alati võidu. See on milleski, milles sa ei pea kunagi kahtlema. 3. asi. Ilma usuta sa ei saa olla meelepärane Jumalale. 4. Me peame ka välja rääkima seda, mida me usume. 5. ma julgustan sind hakka rääkima juba täna oma mägedele, oma olukordadele. Sest sealt teisel pool mäge on midagi ootamas. Ja nagu Kuldar eelmine kord ütles, usk Jumalasse on talle meelepärane. Ja ma kordan veel kord oma pealkirja, milleks oli tema vägi minu usu läbi. Ja ma loodan, et midagi jäi sul ka sellest Taaveti ja Koljati loost meelde. Aga ma loen teile 3 piiblisalmi veel siia täiesti lõppu, mida me täna oleme juba läbi käinud. Matteuse evangeelium 9:29. Jeesus ütleb, teile sündigu teie usku mööda. Markuse evangeelium 11:24. Kõike, mida te iganes palves palute, uskuge, et te olete saanud ja see saab teile. Matteuse evangeelium 17:20. Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, siis mitte miski ei oleks teile võimatu. Ja ma tahaksin siia lõpuga tunnistada oma elust seoses usuga. Ja viimased pool aastat äkki on olnud mu elus põnev aeg. Tööalaselt keeruline, aga koos Jumalaga on põnev aeg olnud. Ja ühel hetkel selle 6 kuu jooksul ma otsustasin, et ma hakkan uskuma kõike, mida ma tahan. Kõike, mida ma Jumalale räägin. Ma ei kahtle mitte üheski asjas ja ma tean, et piibel on õige, ma tean, et piibel on tõesõna, ma tean, et piiblis on täpselt need kirjakohad kirjas, mis ma teile täna lugesin ja rääkisin. Ja väga palju muutus minu elus, sest kõike, mida ma uskusin, et ma saan, selle ma sain. Ja kõike, mida ma uskusin teiste elude üle, ma nägin, et ka teiste eludes sündisid need asjad. See on väga reaalne asi, see on meie igapäevane asi, millega me tegeleme. See ei ole lihtsalt niisugune, et usun küll, aga see on niisugune väeline asi, kui sa usud seda, mida sa päriselt räägid. Ja kui sa räägid seda, mida sa päriselt usud. Ja kui sa palvetad inimeste üle niimoodi, et sa täiesti päriselt usub, et kõik need asjad, mida sa palvetad Jeesuse Kristuse nimest, need päriselt sünnivad. Selles on nii suur vägi. Ja ma usun,
et kui ka sina usud midagi nii väga Jeesuse Kristuse nimes, täpselt nii, nagu Piibel on seda öelnud, ma usun, et see sünnib sulle, sest Jumala sõna ütleb nii. Olge õnnistatud. Amen.